2019–2020 õppeaastal võeti kõrgharidusse vastu kokku pea 13 700 üliõpilast. Neist pea 4600 asus õppima loodusteadusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, tehnika, tootmise ja ehituse ning põllumajanduse ja metsanduse õppekavadel. Humanitaariat, sotsiaalteadusi ja ärindust, haldust ning õigust asus õppima pea 5600 üliõpilast. Võrreldes 2007–2008 õppeaastaga on vastuvõetute arv kasvanud 43% info- ja kommunikatsioonitehnoloogias ning veidi tervishoiu- ja heaolu õppekavadel. Muudel õppekavadel tudengite arv väheneb. Poole vähem üliõpilasi asus õppima ärindust, haldust ja õigust ning 43% langus on tabanud sotsiaalteadusi. Põllumajanduses ja metsanduses ning tehnikas, tootmises ja ehituses on õppurite arv kahanenud veidi rohkem kui kolmandiku võrra. Loodusteadustes ja matemaatikas ning humanitaarias on õppurite arvu kahanemine olnud umbes 30%. Kuigi õppurite arvud vähenevad, ei lähe noorte võimed ja soovid kokku tööturu vajadustega. OSKA andmetest selgub, et tulevikus jääb puudu just tehnoloogia ja IKT-ga seotud ametite esindajaid, aga ka õdesid, hooldustöötajaid ja õpetajaid. Liigselt õpitakse õigusteadust, ärindust, personalitööd ja raamatupidamist. Tehnoloogia kasutuselevõtt toob kaasa tööde keerukamaks muutumise ja rutiinsete ning lihtsamate tööülesannete automatiseerimise. Juurde on vaja nutikamaid töötajaid, kes tehnoloogiat kasutusele võtta, hallata, juhtida ja arendada suudavad. Tööstuses tuntakse puudust robootikutest ja mehhatroonikutest, kes tehnoloogiat arendada oskavad, kuid lõpetajaid on enim hoopis teiste juhendamisel töötamiseks valmis. Kutsekooli lõpetajad oskavad pigem ühte masinat seadistada, aga kui masinad on omavahel ühes süsteemis automatiseeritud, siis seda juhtida on juba raskem. Tehnilistele erialadele kõrghariduses õppima asumise eelduseks on tihti laia matemaatika riigieksami valik. Aastatel 2014–2019 valis 55% gümnaasiumi lõpetajatest laia matemaatika riigieksami. Laia matemaatika riigieksami tulemused on kitsa matemaatika eksami valijatest paremad. Laia matemaatika eksami viimase 6 aasta keskmine tulemus on 53 ning kitsal 37 punkti. Üle 90 eksamipunkti saajaid oli laia matemaatika valijatest kümnendik. Kitsa matemaatika eksami puhul vaid 2%. Poiste ja tüdrukute matemaatika eksami tulemustes suuri erinevusi ei ole. Poistest valis laia matemaatika eksami aastatel 2014–2019 61%. Tüdrukutest natuke alla poole ehk 49%. Eksami tulemused olid tüdrukutel võrreldes poistega mõlema eksami variandi puhul keskmiselt natuke paremad. Võrreldes 2007–2008 õppeaastaga on hariduslike erivajadustega õpilaste osakaal kutseharidusest tõusnud pea 2 korda ehk 3%-lt 6%. Samuti on tõusnud ka õpilaste arv. Kui 2007–2008 õppeaastal õppis kutsehariduses 689 hariduslike erivajadustega õpilast, siis viimasel õppeaastal juba 1327.